президент, проект «Радио Свобода» называется «Россия и я». Какая она ваша Россия? Можете ли вы назвать 3 имени российских политиков, которые олицетворяют вашу Россию? Kui ajalooratast ringi keerutada, peaks alustama Venemaa ajaloost. 16. sajandi keskel tekkinud Moskva tsaaririik laiendas oma valdusi Kaug-Idani ja Kaug-Põhjani välja. Läänest ja lõunast tulid vastu maad, mille allutamiseks jõudu ei jätkunud. Meie Balti rahvad jäime 18. sajandil kujunenud Venemaa läänepiirile. Kuulumine erinevate rahvaste ja riikide piiridesse määraski, milliste kultuuriruumide mõjul ja millistele põhiväärtustele toetudes arenes meie ühiskond. Kui piirduda 3 nimega, kes mõjutasid oluliselt Eesti arengut, siis nimetaksin ajaloolises järjestuses esimesena Peeter I. Tema eesmärgiks oli raiuda aken Euroopasse. Eesti territooriumil arendati välja kaitseehitised geostrateegilistel eesmärkidel. Samal ajal algas ulatuslik venestamise protsess. Tsaari-Venemaa lagunemise ja sotsialistliku revolutsiooni tingimustes suutis Eesti rahvas luua oma riigi. Teisena nimetaksin Stalinit, kes Molotov-Ribbentropi pakti sõlmimise tulemusena eeterliku Saksamaaga okupeeris taas Eesti pooleks sajandiks. Kui Põhjasõja ajal ja sellele järgnenud katkus hukkus üle poole Eesti elanikkonnast, siis Teise maailmasõja ajal hukkunute, põgenenute ja sellele järgnenud stalinlike repressioonide tulemusena kaotasime oma rahvast 1/5 kuni veerandi. Hiljuti avasime mälestusmärgi Kasahstanis, Karagandas, Gulagi laagris hukkunud eestlastele. Nõnda nimetatud külm sõda ja Nõukogude Liidu mahajäämus majanduslikus ja sotsiaalses arengus tingis vajaduse viia ühiskonnas läbi põhimõttelisi reforme. Nii kuulutaski Gorbatšov välja perestroika, mis ei olnud aga vastuvõetav valitsevale nomenklatuurile, kes korraldas putši oma võimu taastamiseks. Nendes tingimustes taastas Eesti õigusliku järjepidevuse alusel veretult oma iseseisvuse. Sama tegi Venemaa Jeltsini juhtimisel. Samal ajal tunnustas Jeltsin Eesti iseseisвust. Вот участник проекта «Россия, я», президент Виктор Ющенко, очень тепло говорил о вас, как о своем друге, как о человеке, у которого очень высокий авторитет в Украине. Вы много раз там были, вы были советником во времена президентства Ющенко. Что сейчас вы чувствуете, когда видите новости с Украины, где 6,5 тысяч человек уже погибли в военном конфликте на Донбассе? See on tragöödia Ukraina rahvale. President Juščenko püüdis Ukraina ühiskonda viia demokraatlikule ühiskonna arengu teele ja tegi oma poolt selleks kõik, kuid Moskva või kuidas me nimetame Venemaa ambitsioonid tulenevalt nende juhtide seisukohtadest ei langenud kokku sellega. Ja sellestki see suur hulk ohvrid praegu, kuid Ukraina rahvas seisab oma siiski põhimõtteliste õiguste eest ja ma olen veendunud, et Ukraina saavutab oma eesmärgid, sest rahvusvaheline üldsus toetab seda ja Venemaa ei saa ometigi mööda minna nendest rahvusvahelistest ja ühinenud rahvaste organisatsiooni põhimõtetest ja nõudmistest. Когда вы руководили эстонским парламентом, во времена, когда вы были президентом, какой был самый плохой, самый тяжелый день в отношениях с Россией и какой был самый лучший день? Minu presidentuuri aeg langeb aastatele 2001-2006. Peale iseseisvumist võtsime suuna arendada sidemed peamiselt lääneriikidega. Suhted Venemaaga jäid kultuurivahetuse ja majandussuhete tasandile.
Kõige pingelisem oli suhe Venemaaga 9. mail 2005, kui Moskvas toimuvate pidustuste ajal. Seal osalesid kõik NATO ja Euroopa Liidu liikmesriikide juhid ja esindused. Ühelt poolt oli Nõukogude Liidu osa oluline fašismi purustamisel, mistõttu oli tähtis ohvreid mälestada. Baltimaadel järgnesid aga massilised süütute inimeste küüditamised ja represseerimised, kellest paljud hukkusid Gulagi surmalaagrites. Sellise vastuolulise olukorra tingimustes mälestasime Leedu presidendi Adamkusega seda päeva oma rahva keskel. Kõige meeldejäävam aasta oli kahtlematult 2004, mil saime Euroopa Liidu ja НАТО liikmeks. Скажите, пожалуйста, вы помните, наверное, хорошо день 20 августа 1991 года и помните потом ваш визит в Россию после этого. Могли бы вы рассказать про него? Jah, see on tõesti mälestusväärne päev. Kõigepealt, kui kuulutati välja putš, siis ma sain sellest teada, vara hommikul kella 6 paiku ja mind hoiatati, et mind võidakse arreteerida. Aga ma ütlesin vastupidi, et ma lähen kohe oma töökohale ja kutsun siis nõukogu kokku ja me võtame vastava otsuse vastu, et me ei allu putši nõudmistele, mida me ka tegime. Ja teatavasti saabus Eesti territooriumile putši käigus veel täiendavad jõud, olgugi et Eesti territooriumil olid väga tugevad Nõukogude armee üksused. Ja sellele kõigele vaatamata siis ja sellele ohule, et jätkuvalt võidakse meid arreteerida, teatavasti ka spetsiaalsed üksused, kes viiksid arreteerimise läbi, oli saadetud Eestisse üle 100 mehe. Ja me võtsime siiski 20. augustil õhtupoolikul otsuse vastu ja teadmisega, et Moskvas on alanud relvastatud vastasseis lausa ja eelkõige Jeltsini juhtimisel. Mul oli ka Moskvaga side selles küsimuses. Ja me kuulutasime Eesti taas iseseisvaks. Kui me putš kukkus teatavasti läbi ja ma leidsin, et on vaja kiiresti taastada ka juriidiliselt Eesti õigused. Ja ma sõitsin kohe Moskvasse teisel päeval juba ja palusin kõigepealt kohtumist Jeltsiniga, Venemaa presidendiga. Ta oli sellel hetkel 3 noormehe matuse rongkäigus. Kui ta tuli sellest matuse rongkäigust ära ja võttis mind oma kabinetis vastu selles purustatud hoone tingimustes, milles Vene Föderatsiooni siis parlament oli. Ja kohtusin temaga, esitasin talle palve ja ta oli kohe sellega nõus, toetas täielikult Eesti iseseisvuse taastamist ja et Venemaa kinnitab seda. Ja samal ajal kohe peale selle kohtumise ma nõudsin kohtumist tolleaegse KGB ülema juurde. Tolleaegne KGB ülem võttis mind vastu kuskil 11:30 õhtul. Tuli auto järge ja viis siis sellesse vanasse KGB peamajja. Ja meil toimus umbes 1,5-tunnine jutuajamine, kus ma nõudsin, et antaks üle kõik toimikud, mis on seotud KGB-ga Eestis. Ja relvad ja luureseadmed. Ta ütles, et relvad ja luureseadmed antakse kohe üle, aga toimikut ei anta siiski. Ma siis pärisin, miks ja kuidas. Ja ta ütles, et teil on küllalt palju, kõigepealt te olete väike rahvas ja teil on küllalt palju KGB ka koostööd teinud inimesi.
ja väikerahvana te võib-olla tekivad sisemised vastuolud, see ei ole reaalne sellisel puhul. Mul tuli sellega loomulikult nõustada ja teatud dokumendid muidugi anti üle, aga mitte kõike võimalikest toimikutest, kellega oli koostööd olnud. Nii et niisugused olid esimesed päevad ja peale selle ma siis jätkasin Moskvas olevate siis teiste ja eelkõige suurriikide saatkondades kohtumisi. Kõik võtsid kuskil peale helistamist tunni-poolteist jooksul mind vastu ja 2 päeva ma siis käisin niimoodi ühest saatkonnast teise paludes nende toetust Eesti taasiseseisvumise siis kohta Eesti taasiseseisva riigina. Ja seda ka kinnitati ja sõites Tallinna juba 1 ja paari päeva pärast hakkasid saabuma delegatsioonid ja 2-3 kuu pärast oli üle 70 riigi tunnustanud Eesti iseseisvust, taasiseseisvumist. Nii et need olid väga mälestusväärsed päevad. Мы сейчас вот в вашей резиденции в Таллине. В столице Эстонии установлен барельеф первому президенту России Борису Ельцину за его вклад в мирное восстановление независимости Эстонии. Скажите, пожалуйста, вот как вам видится, в чем есть основная разница между 3 российскими политиками – Борисом Ельциным, Михаилом Горбачевым и Владимиром Путиным? Gorbatšov, nähes Nõukogude Liidu üha halvenevat majanduslikku ja sotsiaalset olukorda, püüdis noorema põlvkonna esindajana ühiskonda reformida nõndanimetatud perestroika raames, mis aga ei muutunud olemasoleva ja mõnel määral uuendatud kaadri tingimustes reaalseks. Tollase Nõukogude Liidu võimupüramiidi tipus olnud inimesed on kirjutanud oma mälestustes, et aluse Nõukogude Liidu lagunemisele pani Eesti NSV Ülemnõukogu poolt vastu võetud suveräänsuse deklaratsioon 16. novembril 1988, mille kohaselt kõik seadused Eesti NSV territooriumil kehtivad ainult ENSV presiidiumi kinnitusel. Analoogsed otsused võtsid vastu ka Läti, Leedu, Venemaa ja rida teisi endisi Nõukogude Liidu vabariike. Jeltsini tollane otsus panigi aluse tänase Vene Föderatsiooni arengule. Putin on püüdnud Venemaa majanduslikku ja sotsiaalset arengut kiirendada, mis on olnud tulemuslik, kui seda võrrelda rahvusvaheliste näitajatega. Samas on aga ta eiranud mitmeid rahvusvahelise õiguse aspekte, näiteks seoses Krimmi annekteerimisega. Господин президент, ваша фамилия переводится как «рыцарь». Вот, президент Эстонии Ленард Мэри говорил, что после 70 лет можно уже не бояться говорить все, не бояться говорить то, про что боялся говорить раньше. Вам уже 87 лет. А вот как бы сейчас, глядя на то, что произошло, за богатую историю вашу, за вашу жизнь, за 25 лет, которые вы практически вот во главе находились на самых высоких позициях эстонского государства. Что вы считаете своим главным достижением как политика, как президента Эстонии, как руководителя эстонского парламента в свое время? Ma arvan, et minu peamine võib-olla, kas õige on kasutada sõna teene. Ma arvan, et see on minu südamesoov, on kogu aeg olnud taastada Eesti iseseisvus. Ja seda tulenevalt sellest, et ma 10 aasta poisikesena nägin, kui Molotov-Ribbentropi pakti alusel, kokkuleppe alusel toodi Nõukogude väed Eestisse ja lõputud siis autovoorid saabusid Saaremaale, liikusid öössel. Ma seisin oma kodumaja siis otsas, sest et tee möödus, see Kuressaare Kuivastu maantee möödus kohe minu kodumajast. Kõik need ööd ja vaatasin, kuidas need autod liikusid sealt. Ja
see on tänase päevani minu hinges ja siis ma juba poisikesena mõtlesin, et ma teen omalt poolt kõik, et see tähendab õigus saaks jalule seatud. Ja ma usun, et see ongi võib-olla minu hinge kõige suurem rahuldustunne, et ma suutsin nüüd seda teha, olgugi et nii palju aastakümneid hiljem.